Stiilipäeviku inimesed Anu Saagim ja Lauri Pedaja, tere tulemast Star FM-i hommikul. Mis tähendab stilistid? Staarjuuksur ja bravuuritor. Kas ei oska siis vaadata meie? Staarbravuuritor. Ärge öelge mulle staarjuuksur. Miks sa ei taha, Lauri? Sulle bravuurjuuksur. Kuule, kas ei ole mitte Anu Saagim selles süüdi, et meil on staarjuuksurid ja muud sellised tegelased? Aga sina oled need... Mul on väike vastuväide selle koha pealt. Ma tegelikult sain tuntuks ennem kui juuksuriks, nii et ma juba praegsin olema siis staaristjuuksur. Starista. Või staarist. Ei, aga see Pille, sinu ettepanek bravuurjuuksur, bravuurikas, ei, midagi, kui te midagi magusamat välja mõtlete, siis me paneme sulle uue nime. Anu, mis kell sa ärkasid täna, sa näed nii hea välja? Eile magama, et sa läksid või? Ma lasin reedukesel teha õhtul meigi ära, siis pisut chillisin. Olin külmal rõdul, et ma värske välja ja chillisid külmal rõdul? Ja jõin šampanjat ja... Ega ometi üksi? Ei, noh, koos Lauriga ikka. Sellepärast Lauri on sellise palja näo. Ta soendas nii. Kuule, ma tahaks tegelikult öelda või küsida teie käest juurde seda, et näiteks, et kas homme streikima lähete või mis te üldse streigist arvate? Issand, kui keeruline Kuidas te homme liigute ilma mööda ringi üldse? No minul on see probleem, et mul on homme kell 10:30 perearsti juurde aeg ja mul on täitsa nagu hädas, et ühistransport... Ei saagi minna? Sellega ma nagu nii ei läheks, ma mõtlesin, et taksost on ka vist raske saada. Sul jalgratast? Teine öö üleval. Jalgratast on küll, aga jube keeruline on selle jää peal sõita sellega, mul pole nael komme veel. Aga tule minu juurde, kus su see... Nõmmel. Sa teed Anu ise talle läbi vaatust. 2 ööd järjest vist, mulle tundub praegu Lauri näost, et ta ei taha. Ei taha enam! Lauri, puu! Ära Anu löö teda, ära löö last. Aga mul on teile siiski inimesed ettepanek. Homme on 8. märts. Te teate küll, mis päev see on? Mis päev? Nii, mina soovitaksin juba täna õhtul valmis minna kellegi juurde. Sooja voodiste. Ja homme terve päeva absoluutselt mitte liigutada, mitte kuhugi. Liigutada võiks ennast muidugi. Natukene võiks liigutada, voodis võiks liigutada, väike voodiaeroobika teeb alati head, aga mitte liigutada ennast sealt voodist välja, ehk siis unustage ära arstid, koolid, tööd, kõik asjad. Et teeme sellise ühisrevolutsiooni. No kõlab muidugi hästi, eriti soovitada sellist asja hommikuprogrammile. Ärge homme tööle tulge. Aga ärge tulge, mis siis on? Ega inimene ei pea siis hommikul kohe raadiot käima panema. Võiks pühenduda teineteisele seal voodis. On ju? Pange playlist mängime läheb. Vot see on hea mõte, Anu, aitäh sulle. Traktor tõmbab teki üle, me niikuinii arutasime, et Eestis kõik on omavahel sugulased Eesti